tulemast siis taas kord vaatama minu kanali järjekordset videot, milleks on seekord meil toote testimine. Seekordseks tooteks on meil siis minu koostööpartneri Nature Beauty poolt saadetud meepatoon. See näeb välja siis selline. See on siis meepatoon pähklitega 50 grammi on nagu siit pakendit näha. Nii, see on siis maapähklipatoon. Koostisosadeks on maapähklid 67%, maisitärklise siirup, suhkur, naturaalne mesi 1%, ainult 1% mett, päris vähe. Päevalilleõli. Toote võib sisaldada vähesel määral seesamiseemneid või muid pähkleid. 100 grammi toote keskmine energiasisaldus 530 kilokalorit, kui nagu 100 grammis on 530 kilokalorit, siis see peaks sisaldama meil 215 kilokalorit, ei, 275 kilokalorit ja siis on 2215 kilojõuli. Nii, toiteväärtus rasvu 33 grammi, millest külastunud rasvhappeid 5 grammi, süsivesikuid 42 grammi, millest suhkrut 17 grammi, valke 16 grammi, soola 0 grammi, väga hea, ilma soolata. Ja see on toodetud Leedus ja kõlblikuni on sellel siis 13. oktoobri 2020, nii et taaskord ei tohiks see olla halvaks läinud, see peaks maitsema väga hea. Mee ja pähklipatoon näeb välja siis selline. Enamasti koostab see pähklitest lihtsalt. Ja tagant näeb välja vaat selline. Ja kui seda nuusutada, siis on tunda nagu ütleme tegelikult nagu päris tugevate pähklilõhna nagu muidugi, mis tahasid muud ikka oodata, kui see on toodetud nagu pähklitest, aga jaa, on tunda siis pähklite lõhna. Ja niisugune nagu pisut kummaline lõhn, aga eks siin on need kõik muud koososad ja see mesi juurde annab ka omapoolse nagu siis muudatuse selle lõhnale, aga muidu jaa, lõhna on tunda küll. Mul muidugi nina tegelikult hästi tatiline nohune, mul on krooniline nohu, selle mul haismine puudub tegelikult, et on väga siukene nõrk tegelikult, aga teatud spetsiifiline lõhnu ma tunnen küll. Aga jaa, sellel on pähkli lõhn tõesti. Tegelikult on väga tugev ja pigem kergemat sorti pähkli lõhn nagu, see on väga tugev õrn lõhn nagu, kuidas iganes seda te kutsuta seda. Aga teeme siis ka teist testi ja vaatame, kuidas see patoonikene meil maitseb. See patoon on tegelikult küllaltki kõva, seda ei ole üldse kerge hammustada. Nagu te nägite, ma tegin siin võib-olla grimassi ka, vist sai videosse, ma usun, sest seda oli ikkagi päris raske hammustada. Ta on küllaltki kuiv, nagu hästi tugev. Maitse on ta nagu röstitud pähkli maitse või nagu jah, pähkli maitset on seda hästi tunda. Ja nüüd, kui mul see alla neljatud, see patoon, on mulle see pähkli maitse jäänud ka suhu alles. Endiselt on siis tunda suus pähkli maitset. Et see on nagu tugev pähkli maitse ja aga pead olema siis valmis selle patooni puhul selles, et nagu hästi nagu tugev ja kõva ja see on nagu raskem hammustada. Sammuti on seda natukene raskem ka hammasega läbi töödelda enne alla neelamist, aga samas pole hullu, saab täitsa hakkama, aga kindlasti taaskord siis ka enne antud patoonideks soetamist või söömist kindlasti palun lugege läbi siis ka nagu koos osade nimekiri, vältimaks siis näiteks õnnetusi või teil mingisugune allergia teatud aine vastu, näiteks nagu pähkli või sedasi nagu, et siis te ei tohi süüa, kui on allergia selles suhtes. Aga võtame siit veel ühe selle tükikese ampsu ära ja siis proovime nendega veel võib-olla rääkida näiteks maitsest ja koos osadest ja siis vaatame, mis saab edasi. Ja veel siis taaskord kordaks üle, et tõesti see on tugev pähkli maitse. Ega mingit muud maitset, meie maitset siin tegelikult ausalt tunda polegi, aga polegi imestus on 1% mett sees. Need on õnnetus, et meiega üle kastatud või nagu tõmmatud, et nagu ja. Aga pähkli maitse on päris tugev ja pärast söömisse alla neelamist jääb pähkli maitse tegelikult suhu alles. No kui olete näiteks ühe tüki juba siit ära hammustanud, mis on nagu oli ka raskem osa,
siis on väiksemat osa natukene kergem hammustada kui seda suuremat osa, kuid sellegipoolest on ta nagu tegelikult tugev, kõva, kõvemat sorti ja nagu pisut raskem süüa, et ma arvan, mingit vedelikku soovitaksin kindlasti kõrval hoida, sest nagu mul on siin siis Põltsamaa mahl, multimahla jook, seda on kõrval hoida, saate peale juua, aitab ilusti siis nagu natukene oma söögitorusid siis nagu niisutada ja oma suud ka niisutada. Aga maitsepõst on ta väga tegelikult hea, eriti nendest arvatakse on soovituslik just neile, kellel on näiteks pähklid lemmiktoit või niimoodi maitsevad pähklid väga, et näiteks soovitan süüa sihukest pähklipatooni. Ja muidugi näiteks kindlasti on soovituslik ka neile, kes tegelevad spordiga, olgu see siis jooks, kepikõnd, jalgratta sõitmine, isegi matkamine või näiteks ka jõusaalis, et võite näiteks võtta endale siis kaasa mõne siukse patoonikese, mis võib-olla võtta tõesti nagu 2 patoonikest ja siis kui olete energiat kulutanud, siis saate näiteks enda patoonidega siin endale ilusti need vajalikud energiat ja kilokalorid kätte, kui tegelikult ma ei teaks, kilokalorid on head või halvad, seda ma ei tea. Aga igal juhul jaa, et te saate väärtuslikud toitained ja need asjad kõik, mis siin on, saate enda just tagasi energiat ka, soovitan kindlasti võtta kaasa trenni või spordi jõusaali ja sedasi nagu on parajalt siukene väikene ka, peaks mahtuma ilusti siis mõnesse suuremasse ja mahukamasse taskusse, näiteks võib-olla siis kuskile spordikoti sahtlisse, käekotti nagu, et mahutavuse poolest võiks probleeme tulla ja peab hästi vastu ka. Ja selle toote siis hindeks annaksin ma siis 10 punkti süsteemis annaksin sellele 7 punkti. Ta ei ole halb batoon, aga lihtsalt miinustuseks ongi siis pisut selline nagu, et on natuke kõvem, seda on raskem süüa, muidugi mul on nõrgad hambad ka, kellel on tugevad hambad, nendel ei tohiks üldse probleemi olla, aga kuna mina pole hammastest hästi hoolitsenud, on mul ka nõrgemaks jäänud, niimoodi. Aga 7 punkti on ka väga hea 10 punkti süsteemis tegelikult, ja ongi aeg hakata seda videot meil koomale tõmbama ja ära lõpetama. Igal juhul, kui teile see video meeldis, siis kindlasti palun like videot, kommenteerige videot ja kui te pole minu kanalit tellinud, kindlasti ka tellige minu kanalit ja jagage minu kanali informatsiooniga oma sõpradele, tuttavatele ja paljudele teistele, et minu kanal ilmuks uusi uusi vaatama, mis mu kanalil toimub. Ja muidugi on võimalik mulle ka annetusi teha. Annetuste suurus pole oluline, igaüks annetab nii palju, kui tal on võimalik või kui palju ta mulle annetada soovib. Annetuslink on olemas Algea infos või kui vaatate minu kanali sotsiaalmeedia infos üleval paremal käelt kanali nurgas, seal on olemas PayPali donation nõpp, kus kaudu on samuti võimalik mulle annetada või annetusi teha. Annetus pole oluline, igaüks annetab nii palju, kui tal on võimalik või kui palju mulle annetada soovib. Samuti on mulle võimestada ka fännmeili. Fännmeili infos on video infos olemas. Fännmeili algul kirjad, pildid, joonsid, pakid, nii kõik muu, mida te saate soovita. Fännmeili avame siis unboxingu videos. Kõikidele pakkide saatjatele ja üllatuse saatjatele teen ma ka promo, kui pakiga või üllatusega on kaasa pandud ka näiteks kiri või nimi, kes on mulle saatnud, ma teen ka promo saatjale ja tänan teda videos. Tänan muidugi nagunii kõiki saatjaid, isegi kui ma ei tea, kes mul midagi saatnud on. Tänan sellegipoolest inimest, kes mulle selle pakin saatnud või asja. Kokkulepselt olen ma valmis tegema ka siis mõne sotsiaalmeedia või keskkonna või mõne muu asja puhul promo saatjale kokkuleppelisel. Ja kui soovite mulle pakke või asju saata, siis ka kindlasti kontakteerige minuga kunnalju@gmail.com või mõnes muus minu sotsiaalmeedia postkastis või kus te mind teate, olete mind üles leidnud, nii lepime kokku, kuidas saab mulle pakke või asju saata. Ja annetuste koha pealt veel nii palju, et kui teile peaks nagu PayPal olema, on võimalik mulle annetusi teha ka minu pangakontole. Selleks muidugi peate ka siis kontakteeruma minuga kas minu e-posti aadressil või siis mõnes minu sotsiaalmeedia postkastis või privaas. Mul on olemas veel ka Patreon, Patreonik on ka Algea infos olemas või kui te vaatate minu kanali sotsiaalmeedia infot, mis on paremat kätt kanalugas, siis seal on olemas minu Patreoni jupp, kus kaudu samuti võimalik minna minu Patreoni lehele. Kõikidele Patreoni toetan siis boonussüsteem, boonusramm ning palju muud uut ja huvitavat. Ja kui te mõtlete, siis minge kuidas on minu Patreoni leht. Ma olen olnud hetkel Patreonis küll ebaaktiivne, kuid püüan lähiajal teha seal mõned suuremad muudatused ja ümberkorraldused. Nii et käige aeg-ajalt vaatamas minu Patreoni lehte, kui võimalik, näiteks hakake minu toetajaks seal ja saage osa kasumitest. Ja kindlasti palun minge ja hakake jälgima siis Nature Beauty ilutooted Instagramis. Ma lingin nende Instagrami all video infosse ka, nõnda siis on teil kerge minna siis neid
Instagrami jälgima ja hoidke siis ennast kursis nende tegemistega ja ka minu tegemistega. Ja kindlasti lainele, siis mul ajub alati mind juhitav video, mida vaadata. See on nägemist, ma olen siis see Kunnalju ja kohtume juba peatselt taas järgmises videos.